Hea kuulaja, tutvustame sulle selle heliklipi vahendusel üht huvitavat teadveloleku harjutust, mille nimi on rosin. Sageli teeme tegevusi ilma neid päriselt tähele panemata. Näiteks sööme ilma maitset tegelikult tundmata. Rosina harjutus on suunatud tähelepanelikkuse ja märkamisvõime arendamisele. Harjutuse käigus uuritakse rosinaid või mõnda muud maitsvat toiduainet, näiteks šokolaad, pistaatsiapähkel, kirss või midagi muud säärast, kasutades selleks erinevaid meeli. Me oleme kõige õnnelikumad just siis, kui oleme täie tähelepanuga hetkes kohal ja keskendunud käes olevale tegevusele. Seda nimelt näitas Harvardi ülikooli uurimus Uittav meel on õnnetu meel. Rosina uurimise harjutus toob selgelt esile, kuidas kõikide meeltega elamuse saamine oleneb peamiselt enda tähelepanelikkusest. Samal ajal areneb võime süveneda ja märgata detaile. Otsi omale nüüd üks rosin või mõni sulle meelepärane alternatiiv. Otsimise ajaks võib panna salvestuse pausi peale ja jätkata siis, kui oled selle leidnud. Rosinat tuleks hoida peo peal ja mitte panna suhu. Ja kujuta ette, et sa oled teadlane, rosina teadlane, kes tahab teada rosinast absoluutselt kõike. Milline näeb see rosin välja? Milline on selle kuju ja värvus? Kas see läigib või on tuhm? Milliseid jooni, mustreid ja väikeseid pooltoone on võimalik rosina pinnal märgata? Nüüd sule silmad ja proovi, kas on võimalik tunda rosina raskust oma käel. Milline see tundub, kui seda puudutada? Kas on sile või hoopis kore? Kas see kleepub? Millise heli teeb rosin, kui seda kõrva äärde tuua ja seda sõrmede vahel natuke mudida? Mis lõhn on rosinal, kui seda nuusutada? Mille moodi see lõhn on? Ja kui lõhna ei ole tunda või aroom on väga nõrk, siis pane ka seda tähele. Nüüd aseta rosin keele peale ja tunneta aistinguid, mis tekivad, kui rosin on keelel. Hakka seda aeglaselt sööma. Tunneta rosina tekstuuri, kui surud sellesse hambad. Märka kõiki maitseid, mis rosinast eralduvad. Kas sa tunned magusat maitset? Või haput? Või hoopis soolast? Järgmiseks tuvasta mõne hetke vältel söömise järelmõju. Märka ka järelmaitset suus.